kõrgemale. Nii. Ja natuke veel kõrgemale. Nii. Piip, lipp kõrgemale. Nõnda. Nii, hoia lippu kõrgel. Piip ja Tuut hoiavad Eesti lippu kõrgel. Tuut! Tuut! Mida? Tuut! Tuut! Mida? Hoi! Siin selja taga. Hopsi, hopseni. Ossa pois. No käsi nüüd kohe. Ossa pois. Ossa pois. Piip! Mis hakkasid siin vägikaigast vedama või? Vedasin. Ossa Tuut, ma olen väljas. Tervist! Tuut, ma olen väljas. Mida? Nii allapoole. Tervist. Piip, ma olen ühe käe peal. Ossa, jah. Tervist, mina olen Tuut ja seal on Piip. Ei, mina olen ikka Piip ja see on siin Tuut. Piip, Tervist. mina olen Tuut ja seal on Piip. Mina olen Piip ja see on Tuut. Aga ma olen ühe käe peal. Ossa poiss, jah, tule siis. Ossa poiss. Piip, ära liiguta. Kus sa lähed? Kus sa nüüd? Oi, Tuut. Tervist, mina olen Tuut. Ahah, ja mina olen Piip. Piip, No. kus sa oled? Ma olen selja taga. Kus kohas? Kogu aeg olen selja taga. Sõi võttas. Piip, Tuut, Piip, Tuut, Piip. Meie 2-3. Tubli. Jah. Kollane. Võidupüha. 23. juuni on võidupüha. Kes võitis? Eesti armee saavutas vabadussõjas märkimisväärse võidu Võnnu lahingus. Ahah, Just, see oli täpselt 23. juunil. aga miks nad võitlesid? Nad võitlesid Eesti vabaduse eest, sellepärast et nende vastaseks oli Landesveri armee ja Landesveri armee tahtis Eestisse teha Balti hertsogi riiki. Mis asi see on? No see on niisugune nende oma riik, niisugune, kus on hertsog. Tahtsid meie riiki teha oma riigi või? No kujutad sa pilti, nad tahavad oma riiki teha meie riigi sisse. Meie riigi peale tahavad teha oma riiki. Kuule, no nii ei saa. No, muidugi ei saa. Ja sellest said ka Eesti mehed aru. Ja noored poisid, suured poisid, paksud poisid, pikad poisid, vanad mehed, tublid mehed, keskmised mehed, kõik otsustasid. Nii see küll ei lähe. Ei lähe? Ja võtsid armee kokku ja lükkasid Landesveri armee Eestist välja, ei lasknud ligigi. Ja niimoodi käis lahing. Ja kõige suuremad lahingud olid just seal samas Võnnu all. Võnnu all? Ja seal natukene Eestist niimoodi väljast Läti, Põhja-Lätis niimoodi. Ja. Kuu aega käis kõva madistamine. Nii. Ja küll ühed lasid, siis teised lasid, ühed jooksid, ühed kukkusid pikali, teised panid ennast peitu jälle ja siis... Neid oli ikka väga palju seal. Oli. Eestlasi oli ikka mitu tuhat meest seal armees. Seal Landesveri vägesid oli ka ikka mitu tuhat. Mitu tuhat. Aga eestlasi oli ikka natukene rohkem tuhandeid. Natukene rohkem oli ja. Aga eestlastel ei olnud jälle nii palju kahureid kui Landesveril. Landesveri kogu aeg lasi kahuritest. Kõik jooksid eest ära. Aga selle eest oli eestlastel soomusauto. Jaa. Soomusauto, see on niisugune auto, kus niimoodi ei saa üldse katki teha, sellepärast, et see on rauast, see on väga tugev. Ja siis eestlased läksid selle soomusautoga lahingusse. Nad kõigepealt siia Kuusemetsa niimoodi, läksid Kuusemetsast, sõitsid välja, siis sõitsid üle põllu niimoodi, siis porgandite vahelt niimoodi. Ai, aga Landesveri omadel oli endal ka soomusauto olemas, vaata. Palju suurem, näed, tuleb üle siit jõe praegu. Stopp. Oi, käis kõva madin ja kõva lahing. Üks ei andnud alla ja teine ei andnud alla. Ja lõpuks Eesti väed hakkasid võitma. Ja tungisid peale. Ja Landesveri väed läksid natuke hakkasid taganesid läbi metsa. Väga tähtis oli see, et Eesti armeel oli olemas üks salarelv. Selleks oli soomusrong. Just, soomusrong oli umbes nagu soomusauto, aga ta oli rong.
kujutad sa ette ja niisugune rong hakkas lahingusse minema ja nendel oli ka ohvitseridel oli ka niisugune pissikene auto. Ohvitserid olid siin sees, nemad ütlesid, hüppasid siit välja, ütlesid soomusrong lahingusse. Ja siis soomusrong läkski. Soomusrong ründaski ja vaata, Landesveri autod lendasid kõik ribadeks ja natukene pidid hakkama taganema. Oi, nad taganesid päris kaugele. Nad taganesid ju kohe päris Riia linna alla. Kui Landesver nägi meie soomusrongi, siis ta lihtsalt jäi suu lahti. Ta lihtsalt olid silmad imestusest peas suured nagu tõllarattad. Piipa, praegu käis jutt läbi. Ja ma arvan, seal käis kogu aeg meestel jutt läbi, sest et seal ju tulistati. Ja see oli elu ja surma küsimus. Oli. Just. Oma riigi küsimus oli ka. Õnneks eestlased võitsid selle lahingu ja siis, kui nad olid Riia linna alla jõudnud, siis ütlesid korras, tehtud ja läksid koju tagasi. Õnneks. Ja igal aastal 23. juunil tähistame me võidupüha ja meenutame neid vapraid Eesti mehi, kes vabadussõjas võitlesid meile vabaduse kätte. Jah, oi, nii. Kuule, aga 23. juuni on ju jaanilaupäev. Siis tehakse tuld. Ja meenutatakse neid vapraid mehi ka. Ja lihtsalt peetakse mõnusat jaanipäeva. Piip, suur aitäh sulle. Ja sulle ka. Ilusat võidupüha. Head võidupüha sulle ka. Olge vaprad.